Me võime süüdistada poliitikuid, me võime süüdistada valitsejaid, me võime süüdistada erinevaid riike. Aga tegelikult mitte midagi siin maailmas ei juhtu, mis ei peaks juhtuma. Sest kui sa nüüd vaatad iseenda sisse ja mõtled, et oleks ma teinud nii, siis oleks olnud nii. Oleks ma käinud seal, siis oleks olnud see. Oleks ma leppinud sellega, siis oleks olnud nii. Oleks ma otsustanud niimoodi, siis oleks olnud mul niimoodi. Aga igas lauses on sees oleks. See tähendab seda, et kõik see, mis su elus juhtus. Sest kui see ei oleks pidanud juhtuma, siis seda ei oleks juhtunud. Ja selle ümmarguse oleksi jutu mõte on see, et kõik, mis siin päikese all toimub, peab toimuma. Vastasel juhul see ei toimuks. Vastasel juhul seda ei juhtuks. Kas sa oled näinud sügisel, et puud lähevad pungadesse? Oled sa näinud sügisel, et maa hakkab võililli välja ajama ja viib nad õide? Juhul, kui pole olnud väga-väga soe sügis ja loodus pole kuidagi tehislikult sassi aetud, aga loogiliselt võttes, et juunikuus vahel on lumi maas, aga oled sa näinud augustis lund sadamas? Välja arvatud rahe või sellised mingid ägedad tormid ja asjad. Aga loogiliselt võttes sa ei näe augustis hangesid. Sa ei näe veebruaris 30-kraadist sooja Eestis. Sa ei näe veebruaris puude otsas õunu valmimas. Sa ei näe suvel keset suve merd jäätumas. Ehk siis kõik, mis peab juhtuma, see juhtub. Kõik on looduslikus mõttes kronoloogilises korras, absoluutses korras. Sügisel langeb leht puu otsast ja kevadel pungad puhkevad. Ja see on kõik Jumala kontrolli all, see on looja kontrolli all. See kõik toimub süsteemselt, kogu aeg korduses. Kõik toimub täpselt nii, nagu peab. Vahepeal tuleb sisse mingisuguseid ebakõlasid nagu rahed ja tormid ja üleujutused või mingid kummalised temperatuuritõusud lühikest perioodi. Aga kogu see loodus on Jumala kontrolli all. Ja nüüd panna siia see väike inimene, see tühine lihalik olend, kes arvab, et ta on suurem kui looja ja tema käes on võim ja kõik see, mida tema teeb, on nii võimas, et temast sõltub kõik. Ja et kui tema tahab, siis tema loob sõjalised olukorrad, kui tema tahab, siis tema lammutab, kui tema tahab, siis tema ehitab. Aga kui sa tegelikult vaatad seda planeeti Maa ja zoomid selle korraks nagu väiksemaks ja vaatad teda nagu eemalt, siis sa näed neid maailma jagusid. Et kas sa näed iseennast seal maailma jagude sees? Sa pead zoomima selle sisse, et leida üles Euroopa. Sa pead zoomima veel sisse, et leida üles Põhja-Euroopa.
sa pead zoomima veel sisse, et leida üles Balti riigid. Sa pead zoomima veel sisse, et leida üles see väike Eesti ja sa pead veel zoomima sisse, et leida üles näiteks Paide. Ja siis veel zoomima sisse, leidma üles selle tänava, kus sa asud. Nüüd sa saad aru, kui väike ja tühine me tegelikult oleme. Ehk siis, kui meie arvame, et see sõda on nüüd kellegi kontrolli all, siis ma arvan, et ainus, kelle kontrolli all see tegelikult on Jumal. Ja Jumal laseb kõigel juhtuda. Kui selle taga on tema soov ja plaan. Ja tavaliselt katastroofide, kannatuste, üleelamiste taga on Jumalal ainus plaan on see, et sa leiaksid tee tema juurde. Sest me oleme siin maal nii lühikest aega. Mõtle ise, 80 aastat, 90 aastat, mõni meist on 30-40 aastat, mõni on 50 aastat. Et me oleme siin maal nii lühikest aega. Aga kui kaua me oleme teisel pool? Ja sellepärast, et me saaksime siin maksimaalse kogemuse ja jõuaksime tegelikult lõpuks sellesse puhtasse, isetusse, armastusse. Selleks me peame läbima mingisugust raputused. Ja kui inimene on oma lihalikus egos, siis teda on vaja raputada. Ja selleks leitakse vahendid, tegevused, teod, mis paneb inimest või maailma raputama. Et seda inimest äratada üles, et ta jõuaks oma teel isetusse, alistuvasse, puhtasse, tingimusteta armastusse. Ja selleks võib-olla ongi mingisugused hullud pandud riikide esiotsa, sest nemad saavad selle raputamisega hakkama. See keegi kuskil sotsiaalmeedias plõksi ja see ei saa hakkama selliste tegudega. Ta on argpüks. Sest ta julgeb ainult varjatud näo all plõksida. Tegudeks on ta nõrk. Ja isegi meeleparanduseks on ta nõrk. Sest ta ei suuda vaadata iseenda sisse, sest tegelikult kõik see, mis maailmas toimub, see on alguse saanud meie enda seest. Me oleme lihtsalt nii isekad, egoistlikud, ahned, kadedad, õelad, kurjad, julmad, isekad. Ja võt see on nüüd praegu see aeg, kus oleks aeg vaadata iseenda sisse ja kogu see negatiivne endast vabaks anda. Ja isegi kui on meie aeg minna, siis minna puhta hinge ja puhta südamega ja vähemalt kahetsedes tehtud ja tegemata jätmist. Et kuna me oleme sisenemas rasketesse, võib-olla ka pimedatesse aegadesse, siis minu soovitus kõigile on, et alustame iseenda seest, püüda lahti lasta kõik see halb. Kahetseda, paluda vabandust, paluda andestust ja iga päev parandada meelt, iga jumala päev. Pärast igat halba tegu, pärast igat halba mõtet, pärast igat halba lauset koheselt parandada meelt, et jõuda parema minani.